Tere! Ma olen aru saanud, et noortel on palju küsimusi selle kohta, et miks on järsku Euroopas sõda ja mis nüüd saab. Mis juhtus? Sõda Ukraina ja Venemaa vahel algas tegelikult juba aastal 2014. Vene Föderatsiooni väed hõivasid Ukraina osaks oleva Krimmi poolsaare ning mõned Ukraina idapoolsed alad. Kuigi Venemaa püüdis teha nägu, et need ei olnud Vene väed, vaid lihtsalt mingid tundmatud rohelised mehikesed. Ja et Ida-Ukrainas inimesed ise tahtsid Ukrainast lahku lüüa. See sõda natuke rahunes 2015. aastal pärast Minski lepinguid, aga hõõgus vaikselt kõik need aastad edasi, kumbki pool ei saavutanud olulist edu. 24. veebruari öösel 2022 aga algas täiemahuline sõda ja seekord ei püüdnud Venemaa enam isegi varjata oma tegevust, vaid Vene Föderatsiooni väed tungisid täiesti avalikult ja ametlikult Ukrainale kallale ning sooritasid raketilööke üle kogu Ukraina. Ukraina sõjavägi ja rahvas hakkas vastu ja on näidanud uskumatut vaprust. Paljud lihtsad kodanikud, kel polnud mingit varasemat sõjalist kogemust, on vabatahtlikuna asunud oma kodumaad kaitsma. Kuna Vene vägede edasitung on seisma jäänud, on nad asunud lihtsalt valimatult pommitama ja hävitama Ukraina linnasid. Selle käigus on purustatud elumaju, haiglaid, koole, lasteaedu, hukkunud on sadu ja sadu tsiviilelanikke. Paljud linnad on vee ja toiduta, seal ei ole võimalik enam elada. Naised ja lapsed on põgenenud Ukraina lääneossa või sealt üle piiri Euroopa riikidesse. Euroopa Liit, Ameerika Ühendriigid ja paljud teised demokraatlikud riigid kehtestasid seepeale Venemaale sanktsioonid. See tähendab, et paljusid kaupu ei tohi enam Venemaale müüa, samuti külmutati Vene valitsusega seotud ärimeeste varasid. Venemaa on välja visatud paljudest rahvusvahelistest organisatsioonidest ja spordiüritustelt. Samuti on lääneriigid saatnud Ukrainale relvaabi, et Ukraina saaks end sissetungi vastu kaitsta. Miks juhtus? Ajaloo jooksul on Ukraina ja Venemaa vahel olnud lähedased sidemed. Umbes 10-15 aastat tagasi oli Ukraina rahvas meelsuselt jagunenud kahte leeri. Umbes pooled tahtsid lähemat koostööd Euroopa Liiduga, teine pool Venemaaga. Kui aga Venemaa alustas 2014. aastal Ukrainas sõda, kallutas see valdava osa elanike arvamuse Venemaa vastu. Ja Ukraina seadis eesmärgiks liituda Euroopa Liidu ja NATOga. Venemaa aga näeb seda probleemina, sest nad on harjunud mõtlema, et Ukraina on nende mõjusfääris. Kui Ukraina on Venemaa mõju all, siis oleks Venemaa suurem ja võimsam riik. Kui Ukraina ei ole Venemaa mõju all, siis on Venemaa väiksem ja tähtsusetu. Veel enam, Venemaa ei ole ju ise demokraatlik riik, vaid seal on ainuvõim president Vladimir Putini ja tema partei käes. Ukraina seevastu on demokraatlik riik ja kui ta on demokraatliku riigina edukas, siis võivad ka Venemaa elanikud hakata mõtlema demokraatia peale. Maailma ajaloos on varem palju kordi juhtunud, et rahval on diktaatorist kõrini saanud ning nad on ta lõpuks võimult kõrvaldanud. Mõnel juhul on see lõppenud ka diktaatori surmaga. Nii et võib arvata, et Vladimir Putin kardab oma enda elu pärast ja seetõttu teeb kõik, et Ukraina demokraatia jõuga maha suruda. Sanktsioonid kehtestati Venemaale selleks, et esiteks karistada Venemaad rahvusvahelise õiguse jõhkra rikkumise eest ja teiseks takistada tal edaspidi selliste rünnakute läbiviimist, et tal oleks raskem näiteks uut relvastust toota. Mida see meile tähendab? Meil ei ole praegu põhjust karta, et sõda tuleks ka Eestisse. Eestil on tugev kaitsevägi ja me kuulume maailma võimsaimasse kaitseorganisatsiooni NATOsse. NATO põhikirja artikkel 5 ütleb, et rünnak mis tahes liikmesriigi vastu on rünnak kogu NATO vastu. Ehk siis, kui keegi peaks Eestit ründama, siis tulevad meile appi kõik NATO liikmesriigid, Ameerika Ühendriigid, Ühendkuningriik, Prantsusmaa, Saksamaa ja paljud teised. Selle kinnituseks on ka Eestis mõnede teiste NATO riikide sõjaväeüksused. Niisiis, otsest ohtu meile ei ole, aga meie elu mõjutab see sõda siiski. Meile on juba jõudnud ja jõuab veel palju Ukraina põgenikke, kes vajavad abi, neile tuleb leida majutus, lapsed peavad saama siin lasteaias või koolis käia ja nii edasi. Samuti tuleb arvestada, et sanktsioonid Venemaale mõjutavad ka meie majandust. Näiteks võivad tõusta mootorikütuste, elektri ja gaasikütte hinnad. Lisaks ei jää me puutumata info- ja kübersõjast. Infosõda on siis selline sõda, mida ei peeta relvadega, vaid see tähendab seda, et sõjas osalevad riigid jagavad informatsiooni, nii nagu neile kasulik on, ja püüavad ka teiste riikide inimeste arvamust mõjutada. Hiljutistest sõdadest on teada, et üritatakse levitada palju valeuudiseid ja ühiskonda lõhestada. Ja kübersõda tähendab, et mõne riigi teenistuses olevad häkkerid võivad püüda maha võtta olulisi IT-süsteeme, näiteks et me ei saaks poes kaardiga maksta või võtta üle meie arvuteid või kasutajakontosid. Mida me teha saame? On valus vaadata, kuidas Ukraina inimesed sõja käes kannatavad. Meie saame aidata neid seeläbi, et me pakume abi siia tulnud põgenikele või annetame heategevuslikele organisatsioonidele, kes viivad Ukrainasse humanitaarabi, näiteks Punane Rist.
hästi oluline on ka see, et me ei suurendaks pingeid siin Eesti ühiskonnas. Eestis elab küllalt palju nii venelasi kui ukrainlasi, lisaks veel palju teisi rahvaid, kes räägivad vene keelt. Nende kõigi jaoks on see olukord väga keeruline ja valus. Inimesed, kes meil siin Eestis elavad, ükskõik mis keelt nad räägivad, ei ole kuidagi seotud või süüdi selles sõjas. Palun oleme siis toetavad ja mõistvad. Ja kui keegi on langenud valeinfo ohvriks või õigustab sõda, siis püüame neid rahulikult ümber veenda. Ja oleme ise ka igasugu uudiste puhul allikakriitilised. Ei maksa kohe kõike, mida te sotsiaalmeediast loete, uskuda või jagada. Jälgige pigem usaldusväärseid allikaid, näiteks Eesti meediaväljaandeid nagu Eesti Päevaleht, Postimees, ERR uudised või inglise keeles näiteks Reuters, CNN, BBC või The Guardian. Selle kohta, kuidas tunda ära valeuudist, on ERR-il olemas ka eraldi video. Ühesõnaga, hoiame pea selge ja hoiame kokku.